täna on 7. oktoober, kell on 19.39 ja tere tulemast vaatama ja kuulama Tehnovaat 11. podcasti. Ja mina olen Heigo. See ka, mina olen Marko. Nagu ikka, ma arvan, et inimesed on meiega juba tuttavad, aga sellest hoolimata meil on vahel ikkagi hea meel ennast tutvustada. Just. Tänane esimene uudis on meil saabus meieni, tegelikult juba rahvale saabus varem, aga millegi pärast me olime nagu vaadanud mööda sellest. Ilmselgelt see ei tule juhaldusväärses kanalast nagu Delfi, vabandust. See ei olnud üldse halvaga mõeldud. Ühesõnaga, eile õhtul oli kuskil Peterburi maantee siinsamas Tallinnas olid autod. Saksa numbrimärkide autod, mis iseenesest ei ole nagu üldse nagu ebanõu. Ma mõtlesin, et miks see nagu uudis on? Need olid kõik ühte värvi. Nii. Ja neil oli kõigi katusel mingisugused kummalised torud. Nägid välja nagu suured ventilatsioonitorud, oleks kuskil autodele katusele pannud ja mustaks võõmatud. Mina olen näinud ainult ühte autot sellist. See on see sama auto. See on Google Maps Street View süsteem, kus pildistatakse ja filmitakse lihtsalt nagu tänavaid üles. Et oleks võimalik vaadata ja põhimõtteliselt Google'i abil kõndida mööda mingit kindlat tänavat. Kui sa tahad näiteks välismaale minna ja sa ei tea, kus seal liikuda, siis tänu sellele väikesele abimehele sa saad põhimõtteliselt, sa juba tead neid tänavaid. Ja seni see Eestis see võimalus puudus, aga kui te lähete praegu näiteks maps.google.com ja minge näiteks Londonisse või kuhugi, siis te näete sellist rohelist mehikest, mida teil on võimalik vajutada ja siis te saate seal nii-öelda nagu tänaval ringi kõndu, mis on hästi huvitav elamus, eriti kui te teate, kuhu te täpselt reisima lähete ja või olete käinud kuskil, siis te saate näha, et miks see kunagi välja nägi see olukord või just. Et näiteks kui te saate selle mingi nimelikul kombel nagu talvel või midagi, siis suvel on see hoopis teistmoodi. Rakendusi palju, väga tore, et lõpuks Eestisse tuleb. Ja selles mõttes me ei saa küll lubada, et see nüüd ülehomme ongi kohe. Ei, seda kindlasti. Aga me julgeme öelda järgmise aasta jooksul. Järgmise aasta jooksul kindlasti ma usun, et need käivad tegelikult suhteliselt kiiresti, kuna ei ole see päris süsteem selline, et inimesed teevad pilti ja siis need pannakse ülesse, vaid need on ikkagi suhteliselt sellised väga kõrgetehnoloogilised algoritmid, mis need asjad ise paika panevad. Nii et just nii. Et see aasta ilmselt mitte veel, aga vastu on, mis tuleb, eks ole. Just. Uudisest, mille üle mina rõõmusumal räägiks järgmisena, et Internet Explorer, mis on kõikide poolt kasutatav, kõikide selles mõttes, et kõikide inimeste, kes ei tea paremat, nende poolt kasutatav internetilehitseja. Mis kunagi oli kõikide internetibrauserite ema. Ja, siis selle osakaal üllatav, kui see ei ole, on langenud alla 50% maailmas. Et seesama Chrome, mida meie oleme ülistanud ja Firefox, mis on äärmiselt populaarne, mida kindlasti kõik teavad. See on juba viimased päris mitu aastat olnud väga tubli tegija. Ja, et need võtavad vaikselt üle. Jah, et kui me vaatame nüüd, meil on ees on viimase aasta nagu siuke tabel, kus jooksevad numbrid oktoobrist selle aasta septembrini, siis keskmine triip on Firefoxi oma. See on põhimõtteliselt sirge. Okay. Kasutajad on kindlad, need, kes armastavad, need kasutavad ja nii edasi. Ülemine joon, mis sinine on, see jookseb niimoodi vaikselt alla. See on Internet Explorer. Ja altpoolt tuleb roheline joon ülesse, mis on Google Chrome'i joon. Ja seal väga madalal on veel, mis seal all meil on, siis seal on Opera ja meil on Safari. Safari? Okay. Mis on Maci nagu native browser. Jah, ma just eesti keeles öelda. Ehk siis eelinstalleeritud. Eelinstalleeritud, just. Ja ütleme siis niimoodi, et Internet Explorer ei ole varsti enam enim kasutatud interneti browser. Aga mis sa arvad, kas seal mängis rolli ka see, et vaata, kui nüüd kui sa Windows 7 installeerid Euroopa Liidus, siis tuleb see aken ette, et millist interneti browserit sa tahad valida. Et see tehti sellepärast, et ka teised browserid suudaks konkureerida ja vähendada seda Microsofti monopoli ohtu. Et mis sa arvad, et kas see on rolli mänginud või on see pigem see, et inimesed on lihtsalt arukamad ja teavad, nagu oskavad proovida muid asju rohkem?
ma arvan, et see on kindlasti väga paljus ka see võimalus, et sa saad nagu originaalis valida, sellepärast et kui ma just eeldan, et kuskil niimoodi mitte kõige noorem interneti kasutajaskond on just pigem see, et kui ta saab arvuti kätte, siis tal on seal brauser ja siis ta hakkabki seda kasutama ja tal ei tulegi nagu see mõttesse, et äkki peaks mingisugust muud brauserit proovima, aga miks see teine parem on, eks ole. Aga nii kui ta saab selle teise ära proovitud, ma usun, et mõtted liiguvad hoopis teise suunda. Jaa, meie mõlemad oleme sellel lainel, et Internet Explorerist paremat on. Ma kahjuks ei ole veel 9. proovinud seda beta varianti, et räägitakse, et on ka suuri edasiminekuid, aga mulle Chrome praegu istub väga hästi ja jätkan selle kasutamist. Rääkides asjadest, mis meile meeldivad. Eelmine kord mainisime teile, et EMT-l tulevad uued paketid välja, internetipaketid, mis on siis mitte mahupõhised, vaid kiirusepõhised. See tähendab, et sul nagu oleks telefonis interneti püsiühendus. Just. Ja mitte nagu ei ongi. Ja meie mõlemad jooksime tulijalu kohe neid uusi pakette omale tellima ja tänaseks oleme mõlemad neid juba kasutanud päris pikka aega. Nii et mis esmamuljed sul on, kuidas meeldib? Viimased nädal aega ma kasutasin mitte enda telefoni. Ma kasutasin 2 Androidi nagu Samsungi. Need, mida me eelmine kord näitasin. Just. Et nendega oli see interneti kasutamine ikka selles mõttes utoopilistes mahtudes. Kui mul Galaxy S oli käes olnud mingisugune 4 tundi, siis ma olin internetiga vahetanud kuskil 70 mega andmeid. Mis kui me ilma paketita võtaks, siis 1 mega maksab 50 krooni. Ja paketiga, mul on kõige väiksem pakett, minul väga piisab sellest kiirusest, mis ma seal alla saan. Ja hämmastaval kombel need kiirused 1,5 megabitti alla ja 0,4 maksimum üles olid mingil hetkel suhkesed, mis mõtlesid, et äkki sellest eks väheks. Aga kui ma nagu testisin seda kiirust, siis mul oli 2,2 alla ja 2,4 üles, mis on... Tundub, et nad ei ole selle piiramisega nii suurt vaeva näinud, et sa kindlasti sinna 3-ni ei trügi nagu niimoodi pidevat kiirust, aga hetke olukorrad võivad nagu erineda, et minul samamoodi, ka mina kasutasin neid telefone, me vahepeal vahetasime ja saime natukene targemaks enda kohta, et ma olen nüüd natukene kasutanud enda telefoni ja kui nüüd vaadata, siis ma ei tea, kes seda näha siit on, aga mina olen kasutanud juba üle 100 megabaidi sellega alla. Nii et see on ka nüüd 2 päeva jooksul. Ropp raha, kui me oleks ilma paketita. Ja teate, mis see vabadustunne, et sa oled kogu aeg internetis, sa ei pea mõtlema selle peale, palju sa kasutad. Ma olen kogu aeg Skype selle telefoniga, ma olen kogu aeg Facebooki chatis sees ja ma olen kogu aeg veel G-Talkis, eks ja selle Gmaili jutukas sees. Kõigis 3 kogu aeg, ükskõik kus ma olen Eestis. Et see on siuke huvitav tunne, mida enne pole olnud. Ei, väga lahe. Mina olen igal juhul väga õnnelik selle. Me üritasime nende 2 Samsungiga proovida ka Skype'i ja üritasime proovida Kiki. Ja, Skype muuseas. See tuli välja Androidile. Täpselt nii, Androidil see nädal siis Skype olemas ja kahjuks... Kõige suurem probleem, mis nagu maailmas selle nädala alguses oli see, et sul on maailma hetkel kiireimini müüv Androidi telefon. Jah, üle 5 miljoni müünud. Just, on Galaxy S. Ja hetkel Galaxy S ei toeta Androidi. Ei, mis Skype'i, mis Android? Jah, siuke juhus on, et ei oskagi öelda täpselt põhjusid miks, aga Quick oli täpselt samamoodi jooksis kokku. Ja minu E51 peal jooksevad Skype ja Quick mõlemad väga hästi ja mingid probleeme. Mina ei saa aru, mis see Android nagu peaks olema nagu parem kuidagi või ma ei saa aru. Aga ei olegi nagu väga. Jah, eks ta kipub nii olema, sest et Androidi probleem ongi see, et tal on nii palju erinevaid mudeleid, eks ju, et tal ei ole üldset standardit, erinevad ekraanisuurused, erinevad resolutsioonid, erinevad protsessorid, erinevad tüüpi ekraanid. Just. Ja erinevad Androidi versioonid. Ja kõik see teeb asja keerulisemaks arendajatele, et ei ole sellist ühtset platvormi nagu on iPhone, eks ju, et tal on põhimõtteliselt üks telefon olemas. Et
kui sa allapoole nii-öelda ei sobi, siis sa ei sobi, on ju. Ja see on jällegi inimestele uus põhjus, miks järgmine iPhone osta. Aga ja samamoodi tegelikult Nokia laseb oma telefonid välja ja tal on see standardiseerimine on nagu palju paremini kui Androidil, aga sellegipoolest tegelikult need telefonid olid ju täiesti okei, seal oli vigu ja meie küll ütlesime, et me kumbagi ei ostaks, et ilmselt kui sama raha antakse, siis valiks mingi muu telefoni. Tõsi on küll see, et see 4000 krooni eest väga palju paremat telefoni hetkel ei saa. No, aga 8-9 000 eest valikut on. Ja, saab telefoni pluss lisavarustust. Just. Kuhu me jäime omadega? Me jäime siia, et me rääkisime Nokiast korraks. Ja Nokial oli arenduses selline väga vinge asi nagu Migo. Siiamaani on. Ja, aga see inimene, kes oli nagu põhimees selle vastutaval kohal, lahkus ametist. Jah, ta lahkus, tema oli see, kes vastutas nii-öelda nende konkreetsete seadmete, mitte otseselt selle tarkvara poole pealt. Ja ta lahkus sellepärast, et siseallikad on siin nüüd öelnud, et selline mulje jäi, et see raud oli väga valmis selleks. Et see pool oli kõik nagu väga ilusti ära arendatud, aga see softi poole arendus läks niivõrd aeglaselt, et ilmselt oli see, et poiss nägi, et okei, et minu töö on nagu tehtud, ma pean lihtsalt ootama, kõik kiruvad on ju, et miks välja ei tule telefonid, minu maine järjest langeb, eks ju. Ma arvan, et selle tagasi oli. Midagi muud sealt ei oskagi ju väga öelda.